Artur, täna 1-0 võit Viljandi tuleviku üle. Kas mängupilti vaadates võib tulemusega rahule jääda, oleks võinud võib-olla ka suurema skooriga võit tulla? Esimene poolaeg, ma arvan, et suures pildis võib rahule jääda, et olid siin mingid pisiasjad, mida me üritasime teine pool parandada, aga kahjuks jäime teine poolaeg päris korraliku surve alla. Et teine poolaeg, ma arvan, viimased 30 minta me suurt jooksime palli järgi. Aga midagi polegi lisada. Kui nüüd räägime sellest, et see 1-0 on selline libe eduseis, kas siis oli mingil hetkel mängus ka näha, et satsi tuli siuke sabin või järevus sisse, et võib ära minna? Ei olnud väga. Rahulikult võtsime ja lükkasime tagant, nad ei pressinud ka meid. Saime oma mängu mängida. Kaits oli paar momenti, aga saime lahendada. Ma arvan jah, et pigem selle 1-0 peal olime ikkagi teravam sats meie kui nemad. Survel küll olime, aga nagu mingeid 100%-lisi nagu ei meenugi, mis oleks olnud. No Viljandiga meil sel aastal ette näidata 1-0 võit, 1-0 võit, 1-1 võit ja 2-0 võit, nüüd 1-0 võit. Kuidagi siuksed napid võidud, et kas Viljand on võistkond meile, kes kuidagi ei sobi või milles võib asi olla? Kindlasti Viljand ei ole lihtne vastane, et täna ka tegelikult nad suht hästi seisid. Et mingid ruumid olid, aga rohkem oli siukest palli liigutamist. Ja ma arvan, Viljandi vastu ei ole kunagi lihtne mängida selles mõttes. Ja kõik mängud on väga tasavägised olnud ja nagu on alati raske olnud. No räägime teist isiklikult ka. Sul, Artur, üsna lihtne tööpäev vist. Igav ei hakanud väljakul? No esimene poolaeg oli veidi iga. Teisel poolaeg läks lõbusamaks, eriti poole lõpus. Ja isegi paar korda palju sööda. No aga taga täna 0, nii et võib tööpäevaga rahule jääda. Täitsa võib jääda. Tauno, sina oled sel hooajal 2 väravat löönud juubelmeeskonnas. See on siis esimene värav sel hooajal meil esimese võistkonna eest. Kas see esimese võistkonna eest on kuidagi ka erilisem sinna lüüa? No see on mu üldse esimese meeskonna siis, kui ma õigesti mäletan. Täna ka korra oli mõte lükata külle peale, aga no samas keskkaitsel väga nii kõrgele ei jõua, et mõtlesin proovin ja no läks õnneks selgelt. No nüüd järgmisena ootab ees liiga liider Tallinna Kalev järgmisel pühapäeval kodus. Kui me seda intervjuud alustasime, siis oli meie lähikonkurendi Narva Transi ja Nõmme Kalju vahel seis 1-1 ja kui see nii jäi, siis meie oleme nüüd teisel kohal. Kas kuidagi teisel kohal olles liiga liidri vastu minnes tuleb ennast häälestada ka teistmoodi? No peaks esiteks häälestama paremini kui eelmine mäng, sest et andsime 0-2 võidu ära. Seekord võiksid punktid ikka tartu jääda. Me oleme praegu päris hea järjega läinud, et ma arvan, et pigem peab Kalev valmis olema, et me tuleme. No väga super, aga aitäh ja järgmiseks igal vahel. Aitäh!